Peaks täitmagi seda rolli, et kõik noored inimesed, kes Eestis keskhariduse saavad, kes gümnaasiumi lõpetavad, et neil on olemas ka selge ettekujutus sellest, kuidas riigikaitse toimib. Ja nad on ka ise võib-olla siis suurema kaitsetahtega seetõttu, et nad lihtsalt teavad, millest räägitakse, miks seda tehakse. Ja eks on kindlasti vajalik, et ka mingisuguse praktilisi oskusi juba ka gümnaasiumi õppes riigikaitseõpetuse näol suudetakse omandada. Et ei ole ju mingi saladus, et siiski täna jätkuvalt on ikkagi päris paljudele noortele inimestele üldse riigikaitseline pool päris võõras, kuna ka ajateenistusse täna mitte kõik ei saa ega mahu. Nii et kohustusliku õppeainena riigikaitseõpetus kõigis gümnaasiumides seda tühimikku kindlasti peaks täitma, et isegi need noored, kes pärast ajateenistusse mingil põhjusel ei lähe või ei saa, et nad siiski selle valdkonnaga kokkupuudet omavad gümnaasiumi kaudu, saavad aru, millest on jutt, oskavad ka midagi elementaarset ise teha, et see kindlasti on sellise üleüldise nii kaitsetahte jaoks vajalik, kui ka siis, kui me räägime siin sellisest laiapõhjalisest riigikaitsest, siis see tegelikult tähendab seda, et kõik meie riigi kodanikud on valmis andma meie riigi kaitsesse ka oma panuse, aga seda panust on kindlasti parem anda siis, kui sa midagi sellest valdkonnast tead ka. Ma arvan küll, jah, et kõik inimesed, kes ikkagi tulevikus saavad keskhariduse, et üks osa keskharidusest on ka see, et saadakse aru, kuidas riigikaitse toimib.